Ja jätkame kultuurisõnumitega. Homme avab oma uksed Eesti riiklik nututeater, mis annab õhtul kell 19 ka esimese etenduse. Eesti riiklik nututeater hakkab täitma üha suurenevate sotsiaalset nõudmist nutulaulude ja hala järele ning nututeatril on järjekorras juba enam kui 300 Eesti edasist arengut ja praegust olukorda kajastavat musta stsenaariumi koos õõvastavate prognoosidega. Eesti riiklikus nututeatris saavad üles astuda aga kõik organisatsioonid ja üksikisikud, kes siiani on nutnud kodus või lihtsalt leheveergudel ning kes tunnevad, et vajaksid senisest laiemat ärakuulamist. Spordiuudiseid saame aga alustada rõõmusõnumiga. Eestlane Ahto Järkun saabus eile Antwerpeni ujumise MM-ilt tagasi rekordilise medalisaagiga. 2 kulda sai Ahto kohe esimese võistluspäeva õhtul Poola atleetide hotellitoast ajal, mil sportlased olid saunas. 3 hõbedat ja 1 pronksi aga korraldajate šeifist vahetult enne äralendu. Viimaste andmete kohaselt on Ahto Järkun ühelt võistluselt üldse kõige rohkem medaleid toonud eestlane. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti dramaatiline kohtumine. Igivõlisid rivaalid Koonga Sihiti ja Peeriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal kordamööda paaripunktilised eduseisud saavutada. Esimese poole ja lõppedes olid tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks Koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Peeriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui Koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud Koonga jõudis 4 minutiga järgi ja taas ilutsesid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Kordamööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema taas viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus. Mäng oli veninud üle südaöö, kuid tablool püsisid ikka veel viiginumbrid. Mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi. Seis tablool püsis ikka veel viigiline, kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimle direktor, kes teatas, et tabloo oli tegelikult päris nässus juba eelmisel nädalal. Politseil ja Päästeametil ei möödunud ka eilne päev vahejuhtumiteta. Leebaku päästekomando sai möödunud ööl teate, et ühest Aleviku kortermajast on tunda tugevat kärsahaisu. Kohale sõitnud päästetöötajatel õnnestus poole tunni pärast kärsa haisemine peatada. Kärsa omanikule tehti rahatrahv 300 päevapalga ulatuses. Politsei sai eile teate tähelepanelikult linnaelanikult, kes oli märganud mõni minut enne kella 20 õhtul Tihase bussipeatuses meesterahvast, kes meenutas esiterrorist Osama bin Ladenit. Mõne minuti pärast sündmuspaigale jõudnud K-komando eriüksuslased tegid kindlaks, et meesterahvas ei meenutanud sugugi Osama bin Ladenit, vaid püüdis meenutada, kuhu ta oma rahakoti unustas, kas töö juurde või hoopis sekretär Kati poole. Veel püüdis mees meenutada, millise bussi peale ta õigupoolest minema pidi ning lõpuks meenutas mees eriüksuse töötajatele, et varsti on uuesti jõulud ja tuleks aegsasti lähedastele kingid valmis vaadata. Velluste valla politsei korrapidaja sõnul möödus ööpäev suhteliselt rahulikult. Eile õhtul tuli siiski politseil sõita Heidapere kultuurimaja juurde, kus peeti Aleviku elaniku juubelit. Kohalik elanike vihje peale vahistati kohalik elanik Valmer, kes oli mõnikümmend minutit varem rahva kombestiku pealiskaudse tundmise tõttu kingitud hobusel suhu võtnud. Patrull toimetas meeskodaniku raamatu kokku, et ta saaks ennast tegelikkusega kurssi viia. Politsei teatab, et viimastel nädalatel on järjest sagedamini registreeritud väljapressimisi. Viimane neist läks kirja alles 2 tunni eest, kui Põltsamaa bussijaama tasulisest WC-st teatati väljapressijatest. Operatiivgrupp leidis sündmuspaigalt ka hulganisti väljapressitut. Uudiste saate eetrisse mineku hetkeks ei olnud väljapressijaid veel tabatud. Ja enne ilmateadet veel üks teade ornitoloogidelt. Ornitoloogid teatavad, et seoses ülemaailmse soojenemisega, samuti erakordselt sooja talvega ning tõenäoliselt veel mitmete soodsate tegurite tõttu on täheldatud jopukakkude siinmail viibimist isegi detsembris. Linnuvaatlejad on neid eriti tihedalt kohanud just Tallinna volikogu maja ümbruses nii õhus kui ka maa peal, aga ka arvukalt väiksemates maakohtades. Jopukakud võivad aasta 2-3 perspektiivis ornitoloogide arvates muutuda teistele liikidele ohtlikuks, sest on karta nende ristumist hädavarestega, mille tulemusel võib tekkida liik, mille toimlemine on juba ennustamatu. Ja nüüd ilmateade. Päeval külmetab, suvel sulatab. Tere õhtust! Ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kust täna öösel vihma sajab jälle paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord tegelikult muutunud välja kannatamatuks, sest tegelikult on neil alati ka udu, tuleb rahet, paistab päike ja piirkonda räsib ka lumetorm ja paiguti inimeste evakueerimiseks siiski omavalitsusel raha ei ole.
Meteoroloogide hinnangul kukub täna öösel Eestisse aga 34 meteoriiti. Homme võib paljudes kohtades hakata aga tibutama ning paiguti võib maha tulla kuni 20 000 tibu ruutmeetrile. Madalamates kohtades võib esineda anneveski. Homme aga tuul vaibub ja puhub Piirivalveameti puhkpilliorkester kiirusega 12–17 törtsakut sekundis. Sooja on 2–7, külma 19–23 kraadi. Ilusat õhtu jätku! Kallid televaatajad, aasta eelviimane uudistesaade ongi lõppenud. Kui tahate midagi sellist ette võtta, millega pääseda aasta viimasesse uudistesaatesse, siis on veel 45 minutit aega. Ilusat aasta lõppu!